Edasi laiema teemaga. Räägime demokraatia tervisest maailmas, sest et me ei toimeta kuskil vaakumis. See, mis toimub meil, peegeldub tagasi väga palju mujal. Ja nüüd Maiu Lauring Toomus Torpotensise demokraatia keskusest, ole hea, räägi meile, mis on demokraatia seis maailmas. Oli kosta? Jaa, 15 minutit, et rääkida demokraatiast maailmas. Ilmselgelt, nagu te kindlasti aru saate, on see nii suur väljakutse, et tuli natukene läheneda loominguliselt. Ja ma kutsun teid tegelikult mõtlema, käime ringiga maailmas ära, käime korraks maailmas ära, aga tuleme ikkagi siia Eestisse ka tagasi, sest nii nagu me tähistame täna seda rahvaalgatusõigust 10. aastapäeva, mis on tegelikult innovaatiline demokraatia arenduse suhtes, et neid innovatsioone veel on ka, mitte ainult maailmas, vaid siin Eestis ka koha peal. Nii et ja ma siis püüan nagu luua seal pildi, kus me täna oleme ja sellele mõelnud, me rääkisime, eks ole, minevikust, hakkame kohe tulevikust rääkima, kus me täna oleme, aga see täna meil mõnikord ka tundub liiga kitsas, et me võiksime ka demokraatiast eriti rääkides mõelda vähemalt sellest kümnendist, kus me oleme, aga üha rohkem tegelikult ka hoopis sellest 21. sajandist. Ja demokraatia sellisena, nagu meie teda praegu tunneme või kogeme, käies valimas ja valides esindajaid ja niimoodi on peaaegu 200 aastat vana mudel. Kui me mõtleme, kui palju meil maailma ümberringi on muutunud eelmisel sajandil ja sellel sajandil, mis need trendid praegu käimas on ja meie elu muutumas, ka valitsemissüsteeme, poliitika kujundamist, siis milline on see demokraatia, mis sobib 21. sajandisse, nendesse väljakutsetesse, nendele inimestele, kes seda siis peavad edasi kandma ja neid süsteeme töös hoidma. Ja nii et täna me oleme siis selle küsimuse ees, et kas demokraatia hääbub, on see nupp, jah? Et kas demokraatia hääbub või uueneb? Ja. Neid erinevaid demokraatia tervise hindamiseks, indekseid ja võrdlusindekseid on väga palju, aga üks, mille ma siin slaidil olen teie ette toonud, on siin lähedalt Rootsist, ehk siis Viidem liberaaldemokraatiate nagu selline uuring või raport. Ja see pöörab meie tähelepanu sellele, et meie ka siin Eestis ja meie demokraatlikes ühiskondades oleme maailma mõistes vähemuses. Kui me vaatame seda, et siin ongi see näidata, et 28% globaalselt inimkonnast elab demokraatlikes ühiskondades ja riigikordades. Valdav, väga suurel enamusel, 72% inimestest on hoopis teistsugune kogemus, hoopis teistsugused elu küsimused ja mured. Ja selles näites me oleme tegelikult, siin vahepeal on demokraatia teinud võidukäiku ja laienenud, aga me oleme tagasi 80. alguse tasamele kukkunud. Ja see täna käesolev aasta on selles mõttes ka oluline, et kui praegu veel niimoodi valitsemisvormide mõttes, kui me neid võrdleme, on nagu üsna pooleks, et mis on demokraatlikud ühiskonnad valitsemiskorraga ja mis on nagu autokraatlikud, siis ütleme, prognoosid näitavad, et aasta lõpuks meil on ikkagi selgelt ülekaal ka autokraatlikel valitsustel riikide võrdluses. Nii et see pilt ei ole ilus, see on ka võib-olla põhjus, miks ma väga palju pikalt tahaks sellega peatuda. Et demokraatia justkui on hääbumas ja selles võtmes nagu tema põhimõtet praegu teame, et ongi, et me käime, eks ole, valimas, meil on need vabadused, ka kohustused, meil valimisaktiivsus on langemas, me näeme, et noored peale tulevad põlvkonnad, eks ole, ka tunne huvi nendest avaliku elu või poliitika küsimustest, et neid me näeme võib-olla, et see poliitika kujundamine kui selline on, eks ole, sulgumas iseendasse, poliitika on meediastunud ja nii edasi, need trende on väga palju või neid näitajaid ja näidikuid, mis demokraatia hääbumist näidata. Aga
püstitaks küsimuse ja kutsun teid mõtlema selle peale, et kui me sellest maailmast räägime, eks praegu ka, eks ole, kaitseme, et Ukraina on justkui demokraatiat riikide nagu eesrindel, kaitseb demokraatiaid. Et kas sellest piisab, kui me niimoodi välismaalse demokraatia püüame eksportida, neid põhimõtteid, näiteid, või midagi peab tegema ka siis demokraatiates riikides koha peal sees. Et mida me ise teeme oma ühiskondades, kas need demokraatia vundamendid peavad, kas me oleme üldse vaadanud, mis see seis on nendel fundamentidel. Ja mulle tundub, et võib-olla see mõttemalli muutus, mida on vaja, on see, et me saaksime aru, et demokraatia ei ole valmis. Et nagu siin ka kõlas auväärt kõnelejatelt üks mõte, et me peame respekteerima ikkagi seda esindusdemokraatiat, et selle raamides toimetama, siis me peame, mulle tundub, et võib-olla me peame ikkagi julgemalt ja laiemalt mõtlema, et kui demokraatia ei ole valmis ja selline mudel on kriisis 21. sajandil, siis me peame mõtlema sellele, et kuidas siis seda demokraatiat ikkagi uuendada ja mis need muud võimalused on. Demokraatlike institutsioonide tervisest rääkides, et meil, ma tulen siis Teede sihtasutusest, mis on siis üsna pika ajalooga sihtasutus Tartumaal tegutseb, nüüd meil on väike filiaal ka Tallinnas, me laieneme, võib öelda. Aga 2022. aastal siis asutati Demokraatiakeskus sealsamas Teede sihtasutuses koostöös Vabaühenduste Liiduga, Tartu Ülikoolis Kütte poliitikauuringute instituudiga, Rohetiigriga, Arvamusfestivaliga, koostöökoguga, just selleks, et käivitada tõenduspõhist arutelu demokraatlike institutsioonide ümber. Ja me näeme, et meil on vaja ühiskondlikku arutelu demokraatia tervise üle. Ja ma olen ise Arvamusfestivali korraldanud ja ma tean, kuidas see kõlab, et tahame arutada demokraatia üle. Nii, väga hea, see aruteluprogrammi ei pääse. et nende asjadega me peame tegelema ja leidma nagu neid viise, kuidas ikkagi seda arutelu tekitada ja hoida. Ja eelmisel aastal me siis tegime koostööd Riigikantseleiga, kutsusime kokku erinevad teadlased, kodanikuühiskonna, kutsusime ka erakonda ja poliitikuid, üksikud tulid, et rääkida siis sellest, et mis seisus Eestis demokraatia arendamine täna on. Ja ütleme niimoodi, et me ei saanud tõendusmaterjali, et oleks väga hea see seis. Peab tegelema edasi ja see siis, kuidas võib-olla nendest demokraatlikest institutsioonidest mõelda, ongi nagu see, et mis need nagu alustalad siis on, kui me räägime 10. või 100. vaatest, et mis alustala on, mitte need pealiskihid, eks ole, ma ei tea, üks kaasamisüritus siia või sinna, aga mis alus või vundament on, et meie Teede sihtasutuses oleme saanud inspiratsiooni Karl Popperist, Francis Fukuyamalt ja me usume, et kõige fundamentaalsemal tasemel on ühiskonna arengu võimaldajaks need demokraatlikud institutsioonid, õigusriiklus, võimude lahusus, demokraatlik vastutavus ja selline ideoloogiline pluralism, et neid tuleb hoida. Mitte seda, et kuskil oleks rohkem kaasamisüritusi või ma ei tea, kohtumisi valijatega, mis iganes väiksed niti-kriti, aga just sellised need vundamendid ja kui me mõtleme, et mis seis on meil demokraatiaga, siis me pöörame tähelepanu sinna, mis seis meil on võimude lahususega. Ja just sellest Riigikantseleiga koostöös olnud projektis me leidsimegi seda, et tegelikult need põhiseaduslike institutsioonide võimude lahususelt oleme läinud üle erakondlikule hegemooniale. Et meil on tõesti neid ohumärke küll ka siinsamas Eestis. Nüüd, ehk siis kuidas taastada see, et demokraatia puhul öeldakse, et see on selline kõige mõistlikum tasakaal legitiimsuse tõhususe vahel, kui me need erinevad valitsemisvorme vaatame. Aga legitiimsus, kaheldav. Inimesed ei usu, et neid esindatakse. Nad ei tunne ära poliitilistes diskussioonides, aruteludes ja otsustes vastusi enda vajadustele. Ja usalduse näited me teame, eks ole, et usaldus langeb, ei usalda erakondi, valitsust. Uuringud näitavad ka inimesed 11 üldiselt ei usalda. Muidugi siin on ka globaalseid trende, aga see on see tõsiasi, kui me räägime legitiimsusest. Teine pool tõhusus, et kas demokraatia peaks olema selline valitsemise viid, mis kõige tõhusamalt lahendab inimeste ühiskonna vajadusi.
jälle, et võib nagu mõelda, et kas need teemad, mis üleval on, need probleemid me lahendatakse, kuhu see aur läheb, kuhu see ressurss läheb, kas need lahendavad ühiskondlikke probleeme. Ebavõrdsus on suurenemas, kas me tegeleme sellega päriselt või peaks siin tegelikult endale otsa vaatama, et mida tuleks paremini teha. Ja esindusdemokraatiast rääkides, et jällegi, et kuidas me tõdesime siis eelmisel aastal koostöös teadlastega ja huvirühmadega on see, et tegelikult esindusloogika esindusdemokraatias on katki. See esindamine enam ei toimi. Ehk siis jällegi peame vaatama sellele otsa, demokraatia vajab uuendamist ja mida siis selleks teha. Ja see küsimus on, mida ka siis teistes riikides küsitakse, näiteks Suurbritannias paar päeva tagasi just oli teemas ühe mõttekeskuse initsiatiiv algatati, et küsimus on ikkagi see, et kuidas tuua see kodanik, kõrgema võimu kandja, tagasi poliitika kujundamisesse, tagasi sellesse demokraatiasse, on ta siis esindusdemokraatia või midagi muud. Ja demokraatia uuendamiseks pakume välja sellise mudeli. Et mõelda sellest, et seal me peame mõtlema sellele, et me tegeleme nii demokraatia mõtestamisega, et meil on mingid alusteadused, teadurid töös ja ka tulevik nendele teadlastele ja teadlastele, kes suudavad analüüsida nii ajalugu, vaadata tulevikku ja luua nagu neid seoseid ja mudeleid, et mida me vajame, seda demokraatlikku vundamenti hoida ja arendada. Selline mõtestamine on oluline, seejärel need ideed ja mõtted, mis sealt tulevad, eks ole, neid on vaja valideerida ühiskondas laiemalt. Need on need aruteluruumid, mida meil on vaja ja samuti ka selline innovatsiooni, katsetamise, testimise ruum, et me saame siis testida, eks ole, et kas päriselus see, mis võib-olla sealt teadmistest tuleb, mingid hüpoteesid on, et kas need pädevad, kuidas need Eestis toimivad, kuidas need meie kogukondades toimivad, meie inimestega. Ja seejärel siis ikkagi mõelda, et kui miski toimib, ole julge selles, et neid siis muuta püsivaks ja viia sisse tänastesse protseduuridesse, süsteemidesse, et mitte hoida seal nagu seda, võtta siin just see mõtteviis, et demokraatia ei ole valmis, valitsemine ei ole valmis, et kuidas me siis kohaneme ka nendele muutustele, et paremini vastu pidada väljakutsetele, mis meil sellel sajandil ees ootavad. Nii et see peamine võib-olla, mida välja tuua, kuhu me ka oleme jõudnud oma töös ja koostööpartneritega, on see, et meil on vaja sügavamat siseriiklikku probleemide seiret koos sellise aruteluga, mis tegelikult loob sellise ühise aruteluruumi, eks, et me ei säutsu siin ja seal erinevates kõlakodades või meediaveergudel neil teemadel, vaid et oleks selline korralik protsess, nagu jääkeldri protsess oli, et oleks nagu kas üks institutsioon või koalitsioon, kes tegelikult sellist siseriiklikult seiret teeb ja tal oleks selleks vajalikud tööriistad seda järjepidevalt teha, sest see on pikaajaline vajadus ja roll. Ja nüüd demokraatia uuendamisel sellele nagu süsteemile vastab ka see, et kes need siis osapooled on, kes siis demokraatiat uuendavad. Ühes rahvusvahelises projektis me kutsusime kokku erinevate riikide sellised demokraatia mõtestajad ja uurijad, et käia välja, et äkki meil on vaja sellist innovatsioonisüsteemi ka demokraatia uuendamiseks, nagu meil on startupide arendamiseks, eks ole, tohutud edulood oleme, sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi uuring tuli välja, eks ole, aga demokraatia arendamine kui selline, fundamentide tagamine, selle tervise seire, uute ideede testimine, katsetamine ja meie pärisellu protsessides toomine, et selleks on vaja erinevaid osapooli. Meil on seis üsna hea, et meil ikkagi need toimetajaid siin Eestis ka on, aga see ei ole kindlasti veel valmis mudel, aga see vundament on olemas. Küsimus on just nagu selles, et kuidas seda, et kus saada seda tuge institutsionaalselt, et sellist koostöövõrgustikku, sellist ühist tegemist demokraatia uuendamise nimel töös hoida. Ja nüüd võib-olla viimaseks, et me ise oleme Demokraatia Sihtasutuses ka sellised testijad, selle valideerimise võib-olla selles ringis sees, ja lootust on, et kui tuua jällegi paralleele nagu maailmaga või maailma uudiseid sisse, siis viimasel aastakümnel või just selle sajandi alguses on levima läinud siis, OECD ütleb, et deliberative wave, et selline arutleva demokraatia laine, ehk tõesti sadu ja sadu arutleva demokraatia
üritusi toimub globaalselt, Euroopas eriti palju, et tõesti igapäevaselt peaaegu kusagil midagi ei toimu, kas kohalikul tasandil, riigi tasandil, regiooni tasandil ja see on üks võimalus, mis vastab tegelikult paljudele väljakutsetele, mis meil täna poliitika kujundamises, otsustusprotsessides on. Et see peamine mõte on tegelikult luua selline ühine aruteluruum, kus sul on kokku toodud nii parimad teadmised, erinevate huvipoolte, sihtrühmade võib-olla vajadused ja eelistused ja siis tavaline kodanik, kes nagu kõike seda infot kaalutleb läbi, võtab selleks aja, ruumi, kaalutleb läbi ja siis teeb oma ettepanekud, annab teada oma prioriteetsetest lahendustest kogu selle info ja teadmise baasil. Ja OECD on, ütleme, need põhimõtted on erinevad ja see ei ole küsimus sellest, et millised kaasamise meetodeid me kasutame. Et see mudel on tegelikult selleks, et esindusdemokraatiat uuendada ja tugevdada. Et mitte luua osalusdemokraatiat, mitte võib-olla seda nagu mingit muud mudelit sinna esindusdemokraatia asemele, vaid ta annab sellise skeemi, kuidas tuua olulised esindusdemokraatia aspektid ka tagasi sellesse süsteemi. See on see kaalutlemine, et kui meil on sisendinfo, selleks tuleb võtta aeg ja osapooled, et see läbi kaalutada, läbi mõtestada. Ja miniavalikuste eripära võib-olla on siis see, et seal kutsutakse osalema läbilõige elanikkonnast. See on selline miniavalikkus, tulebki see nimi sellest, et ei kutsuta neid, kes kõige valjemini võib-olla häält teevad, ei tule sinna ruumi need, kes on võib-olla kõige pahasemad, tahavad midagi öelda, tahavad seisukohti avaldada, et kutsutakse tõesti läbilõige meist ja niimoodi me saame sinna ruumi erinevate kogemustega, erinevate väärtustega, erinevate vajadustega inimesed, kes siis enda kogemustest lähtuvalt kaalutavad läbi selle parima teadmise, huvirühmade sisendi ja annavad ühiskonda peegeldades sellise vastuse, et mida peaks tegema mingis küsimuses. Ja kui siin president Toomas Hendrik Ilves vist reedeses intervjuus rääkis, eks ole, rahvakogust, mis oli 11 aastat tagasi, kus mul ka oli tõesti au olla kohal arutelujuhina ja olin seal analüütikuna Praxise poolt, et kui Toomas Hendrik Ilves ütles, et ta ei saa aru, või ta väljendas kahetsust, et miks seda edasi ei kasutata või neid võtteid rohkem ei kasutata, siis peaks ütlema, et tegelikult Eestis me oleme viimastel aastatel päris mitu uut rahvakogu korraldanud kliimakogudena, Ida-Virumaal noortega, õiglase ülemineku teemal, Tartu linnas kestliku liikuvuse teemal, just eelmisel aastal Tartus Tallinnas linnaroheluse teemal ja meil on kohapeal see kogemus olemas. Rahvusvaheliselt on samuti väga palju tõendusmaterjali selle kohta, et siin on potentsiaali, et ta võimestab osalejad, ta võimestab ka ametnikke muide, ta annab lootust poliitikutele, kes näevad, et võib-olla tupikseisusest ei ole väljapääsu, siis see on tegelikult üks meetod, mis arendakse selle jaoks, et anda ka poliitikutele, erakondadele, valitsustele neid tööriistud, kuidas neid tupikseise lahendada ja keerulisi küsimustele vastuseid või lahendusi leida. Et on selline demokraatlik kiirendi. Nii et jah, ja selle võib-olla kõige olulisem osa on ka see, et mis seda eristab kaasamisest, on see, et üha rohkem nende rahvakogude ja miniavalikuste korraldamisega rahvusvaheliselt jõutakse sinna, et meetodid lihvida on tore ja neid meetodid on väga palju, aga mis demokraatiat uuendab, on see, kui me tegelikult mõtleme selle lõpuotsaga, et see mõju otsustusprotsessidesse. Et meil on see, ütleme, arvamuse avaldamise õigus on ühes kohas ja kusagil on see otsustusõigus, siis üha rohkem räägitakse sellest, et seda otsustusõigust võiks jagada ka kodanikele. Ja neid näiteid on ka juba teistes riikides olemas, Iirimaal parlamendis on püsiv rahvakogu, erinevates kohalikul tasandil, erinevates linnades, Milanos, Pariisis, Brüsselis on püsiv institutsionaliseeritud rahvakogu, kodanikud kutsutakse kokku ja küsitakse, et mis on need teemad, mis teil on praegu olulised ja need võetakse arutellu. Et on kodanikele otsene sisend anda nii-öelda töölauale nendele esindajatele neid teemasid ja valikukohti. Nii et miks mitte ka Eestis, see on täiesti tehtav või võimalik. Nii et demokraatia on väga nõudlik, on keeruline, on raske ja seda enam, et kui me mõtleme, et me oleme vähemuses, eks maailma trendid lähevad hoopis kusagile mujale ja võib-olla see tekitab ka ebakindlust ja ärevust. Aga kui me ei investeeri demokraatia arendamisse täna, et siis ei ole ka tegelikult lootust, et meil need vundamendid, mis natuke juba logisevad,
peavad vastu nendele väljakutsetele, mis sellel sajandil on meile pakkuda. Nii et me igal juhul töötame koos, koostöökoguga, töötame kõigi teiega, kes on huvitatud sellest, et anda natukene kujutlusvõimet lasta valla ja mõelda, et mida me saaksime tegelikult selle demokraatia uuendamiseks ära teha. Palju õnne ka teile! Palju õnne meile kõigile! Aitäh, Maiu, et sa meelde tuletasid, et demokraatia ei ole midagi iseenesestmõistetavast, et tõepoolest juba aastaid kõik maailma erinevad demokraatia indeksid räägivad seda meelt, et autokraatsete riikide osakaal kasvab, ehk siis nende elanike osakaal kasvab, kes elavad autokraatsetes riikides. Ja just umbes 6 aega välja tulnud üks suuremaid Bertelsmann Transformation Index on ka üsna kurb lugemine selles osas, et veelgi enam räägitakse seda, kuidas me ei saa enam hakkama eriarvamustega, kuna me oleme harjunud sotsiaalmeedia kõlakodades olema ja demokraatias on samas väga oluline saada aru, et on eriarvamused, sa ei pea nõustuma teiste inimestega, sulle ei pea meeldima teistsugused arvamused, aga sa pead aktsepteerima seda ja suutma arutada ja suutma aru saada, et igal ettepanekul on vastuargumendid ja pooltargumendid.